Täna tunnustati Eesti Pangas juba 3. korda rahatarkuse edendajad. Nende seas on nii rahatarkuse õpetajad, panustajad kui ka aastategu. See on ju ikka hea tunnustada inimesi, kes teevad tänuväärset tööd ja kindlasti rahatarkuse edendamine Eesti inimeste hulgas, see on oluline, seetõttu tähtis ka neid inimesi esile tõsta ja seda me siis koostöös nüüd Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja Eesti Pangaliiduga tõesti 3. korda juba sel aastal tegime. Rahatarkuse eestvedajaid tunnustati 4 kategoorias. Aasta rahatarkuse edendaja, rahatarkusesse panustaja, rahatarkuse tegu ja aasta rahatarkuse õpetaja. Rahatarkuse õpetaja tiitel läks Raplamaale, kus õpetamiseni viis lugu elust enesest. Hoiupangas siis endises tuli üks vanem proua oma säästusi välja võtma ja see summa oli 5000 krooni. Läksin seda siis tagant nii-öelda seifist välja võtma, toon talle tagasi, loen talle välja 500 kroonistes ja siis proua ütleb mulle, oi tütarlaps, nüüd te tõite mulle kellegi teise raha, et minul olid 25 kroonised ja sellest hetkest alates mulle tundus, et on vajalik õpetada rahatarkust küll. Hiiumaale läheb tiitel rahatarkusesse panustaja. Ma olen tegelikult väga tänulik iga ühele, kes usaldab mind ennast koolitama, oma aega panustab, raha muidugi maksab, energiat panustab ja ta just nagu minu valib oma teekonnale koolitajaks, mentoriks ja tegelikult need osalejad ise inspireerivad mind igapäevaselt. See-eest aasta rahatarkuse tegu läks venekeelsele naisinvestorite klubile. Meie siis oleme venekeelse rahatarkuse blogi autorid ja selles blogist pärast sündis eraldi projekt Investing Women, mis on suunatud just naistele ja et julgustada naisi kõigepealt vaadata üle ja juhtida oma isiklikke finantse, et teha otsusi, et mitte usaldada neid otsuseid kellelegi teise kätte. Kunas me oleme siit pärit, Eestist pärit ja eesti keel on meie teine emakeel, ütleme niimoodi, siis tegelikult see kõik tarkus, mis me saame eestikeelses keskkonnast ja meediast ja igal pool on ju, me üritame seda tõlkida vene keelde ja edasi kanda kõikidele, kes vene keeles rääkivad. On see nüüd kohalikud inimesed, kes lihtsalt mingi põhjuse pärast nagu ei oska eesti keelt või on sisserändajad või on külalised meie riigis. Kuigi rahatarkust edendatakse just viimastel aastatel väga laialdaselt, siis rahandusministri jaoks see piisav ei ole. No kehvasti on, sellepärast tuleb edendada ja Eesti on vist unikaalne riik, kus neid edendajaid on väga palju, kes oma põhitöö kõrvalt siis sellega tegelevad. Rahandusministeerium, Eesti Pank, Finantsinspektsioon aitavad sellele kaasa. Ja tulemus on see, et Euroopa tasemel paistab Eesti ja Rootsi kõige rohkem silma sellega, et inimesed on raha targemad kui teises riikides. Vaatnud sellele, et väga palju seda tarkust, kunagi ei ole seda piisavalt, tuleb seda edendada, on tulemused juba väga korralikud.